Tere tulemast tagasi Matematori kanalile. Täna me lahendame 2018 riigieksami laia kursuse esimest osa. Teeme ülesanded läbi, vaatame, kuidas läheb, saate eksamiks valmistada nii või naa 2025 eksam päris varsti. Kui sulle need videod meeldivad, siis pane like, telli Matematori kanalit ja kommenteeri oma muljeid. Aga ega meil rohkem juttu polegi, alustame esimese ülesandega. Nii, ülesanne 1. Lihtsustage avaldis. Astmete valemid meil on siis näiteks astmel n korda astmel m võrdub astmel n pluss m. Astmel n jagatud astmel m on meil astmel n miinus m. Ja siin on veel valemid tegelikult, mida saab kasutada. Näiteks siukseid. Aga kuidas me siia läheneme? Me näeme, et tegelikult kõik arvud siin saab kirjutada 2 astmena. Ehk 2 on 2 astmel 1, 4 on 2 ruudus ja 16 on 2 astmel 4. Nii, et üritame kõik viia 2 astmele, sest siis meil on hästi palju lihtsam seda lahendada. Meil on 2 astmel 2x pluss 1 korrutada 2. Meil on veel järgmine valem 2 a astmel n. M on a astmel n korda m. Kasutame siis seda valemit, siis meil jääb 2x miinus 1. Nii, ruutjuur põhimõtteliselt selle me saame siis kirjutada, et ruutjuur a-st, mis on astmel 2x, on põhimõtteliselt a astmel 2x jagatud 2-ga võrdub a astmel x. Ehk see on 16 astmel x, aga 16 on 2 astmel 4, ehk meil läheb see 2 astmel 4x korrutatud siis 2 astmel miinus 3. Nii, ja mis me siin edasi näeme, et siia üles meil jääb 2 astmel 2x pluss 1 pluss 2x miinus 1. Need taanduvad veel välja. Ja siia alla meil jääb 2 astmel 4x. 2 astmel miinus 3 on sama, mis näiteks 1 jagatud 2 astmel 3, mis siis tegelikult on lihtsalt 1 kaheksandikk. Ja vaatame, mis meil siia jääb. Toome selle 8 siia üles, meil jääb üles 2 astmel 4x jagatud 2 astmel 4x. Ja need me saame välja taandada ja meil lõppvastus jääb 8. Sellega on ülesanne lahendatud. Ülesanne 2. Lahendage võrrand. Kirjutame selle välja ilusti. 36, siin me peame juba panema näiteks mingeid asju tähele. Logaritm 6, meil on hästi palju 6, me näeme kohe ära. 1 jagatud 6. Nii, mis meil 6 korda 6 on? 36. Ehk juba esimeses me tegelikult saame kirjutada, et logaritm 6 ruudus miinus x kuubis. Nüüd, kui meil on valem logaritm a miinus logaritm b võrdub logaritm a jagatud b. Ja kasutame seda siin, kuna meil on siis miinus 6, siis me peame kõik 6-ga läbi jagama. Ja see on võrdne siis 2 pluss logaritm 1 kuuendikuga. Nüüd oleks tegelikult tore kirjutada 2 välja ka logaritmina, et me saaks lõpuks selle logaritmi sealt ära kaotada. Ja kuidas saada siis 2 siis logaritmiga? Ehk me teame, et logaritm alusel 10, 10 on 1, aga nüüd meil on vaja 10 ruudus panna, ehk logaritm alusel 10 100 on 2. Ehk siia me saamegi ümber kirjutada nüüd, et logaritm 6 ruut miinus x kuup jagatud 6-ga võrdub logaritm 100. Ja siin me tegelikult näeme, et kui meil on jällegi valem logaritm a pluss logaritm b, siis me saame, et see on logaritm a korda b. Ehk see on 100 korda 1 kuuendik jagatud 6-ga. Nii, mis me nüüd teeme? Me saame need logaritmid ära kaotada ja meil jääb 6 ruudus miinus x kuubis jagatud 6-ga võrdub 100 jagatud 6-ga. Siit saame 6-ga läbi kõik korrutada ja meil jääb teen 36 tagasi selle. 36 miinus x kuup võrdub 100. Nii.
Kui meil siia kirjutame x kuup võrdub siis 64 ja mis meil x võib olla siis 4 korda 4 korda 4 on 64, x võrdub 4. Ja sellega on meil see lahendatud. Ülesanne 3. Tallinnast Narva on mööda maanteed 210 kilomeetrit. Peetril kulus sõiduks Tallinnast Narva ja tagasi kokku 5 tundi, kusjuures tagasiteel oli tema auto keskmine kiirus 20% võrra suurem. Leidke Peetri auto keskmine kiirus Tallinnast Narva sõites. Nii, kirjutame välja, mis me teeme. Me teeme T1 plus T2 võrdub 5 tundi. Kirjutame siis selle klassikalise kiiruse valemi, V võrdub S jagatud T. Ja kirjutame siit T välja, ehk T võrdub S jagatud V. Nii, ja üritame need T-d panna siia asemele. Siis T1 on S1 jagatud V1 pluss S2 jagatud V2 võrdub 5. Nii et S me teame, vaatame, mis me saame siis kirjutada. 210 jagatud V1 pluss 210. Nii, tagasi ta sõitis siis V2-ga, mis on siis 20% suurem, ehk 1,2 V1 võrdub 5. Nii, viime nüüd sama lugeja alla. Selleks me peame selle 1,2-ga läbi korrutama, mis teeb siis, et 252 pluss 210 jagatud 1,2 V1 võrdub 5. Nii, ja nüüd korrutame mõlemad pooled siis 1,2 V1-ga läbi ja me saame, et siia tuleb 462 võrdub 6 V1, ehk siis V1 nüüd jagame 462 jagatud 6-ga on 77. Ja V2 meil siis on 1,2 V1 võrdub 77 korda 1,2 on 92,4. Nii, natukeseks lähme tagasi, vaatame, mis meil küsitud on. Leidke Peetri auto keskmine kiirus Tallinnast Narva sõites. Nii, ehk siis Tallinnast Narva ta sõitis esimesena, ehk me võtame V1 ja tema keskmine kiirus on 77, paneme siia ilusti juurde kilomeetrit tunnis. Sellega on ülesanne 3 lahendatud. Ülesanne 4. Suveniiripoes müüakse ühesugustesse karpidesse pakitud siniseid ja punaseid kruuse. Igas karbis on 1 kruus. Riiulil oli 10 sinise kruusiga karpi ja 14 punase kruusiga karpi. Kui suur on tõenäosus sealt riiulit 4 juhusliku karbi võtmisel saada? 1 sinine ja 3 punast kruusi. Siin me ei saa siis tõenäosuste korrutamisega teha, see läheb liiga keeruliseks, nüüd peame kombinatsioonidega tegema. Ja kombinatsioonide jaoks ma kirjutan teile siia valemi välja. Tegelikult enamused kalkulaatorid peaksid suutma seda lahendada kohe, et ei peagi seda valemit nagu sisse kirjutama. Aga alati on tore teada. Nii, tõenäosus siis on, et me võtame ühe sinise kruusi ehk 1/10 korrutatud siis, sest et see on ja, mitte või situatsioon. Ja me võtame 3 punast kruusi ehk siis 3/14 ja kokku me võtame 4 kruusi 24 kruusist. Ja vaatame, kirjutame valemi abil, siis meil läheb siia 10 faktoriaal jagatud 1 faktoriaal, 9 faktoriaal, korrutatud 14, 3, 11, jagatud 24, 4, 20. Nii, ja siit me tegelikult näeme ära, et esimene meil jääb 10. Teeme kalkulaatoriga kõik need muud ka läbi. Saame, et see on 364 ja jagatud 10,626. See võrdub siis 3640 jagatud 10,626 võrdub 260 jagatud 759. Ja see on esimese alaülesande lõppvastus. Lähme teise juurde. Nii, vähemalt 3 punast kruusi. Nii et meil on 2 situatsiooni, kus me võtame 3 ja 4. Sest me võtame 4 karpi juhuslikult. Tegelikult me arutasime välja juba, et
mis on tõenäosus võtta 3 punast kruusi. No sa saad 3 punast ja 1 sinine. Eelmise ülesande vastus 260 jagatud 759. Ja nüüd on meil vaja arvutada välja, et mis on tõenäosus, et me võtame 4 punast kruusi. Ehk see tõenäosus on, et me võtame 4 14 ja kokku on 4 24. Siis teeb meil 14 ruut, siis 4, 10 jagatud 24, 4, 20. Nii, eelmisest tegelikult me teame, et see kogu võimaluste arv, no teil võib-olla ei ole peas, mul siin on ees praegu, oli see. Vaatame, mis see kombinatsioon 4 14 teeb. Ja see võrdub siis 13 138 ja need P kogu on siis 13 138 pluss 260 jagatud 759 ja selle teeme jälle kalkulaatoriga, sest et need numbrid lähevad liiga keeruliseks. Saame, et see on 221 jagatud 506 ja see on meil ülesande lõppvastus. Ülesanne 5. Leidke funktsiooni miinimumpunkti koordinaadid. Nii, ekstreemum koht on meil, kui me võtame funktsiooni tuletise. Võtame tuletise, ma tegelikult kirjutan siia üles välja selle, et see on fx võrdub, korrutame kohe läbi, sest meil on palju lihtsam tuletist võtta niimoodi. See on meie funktsioon, kui me lihtsalt korrutame sulud läbi. Tuletis on meil siis 6x ruut miinus 4x, kasutame tuletise valemit. Ja nüüd, et ekstreemum koht leida, siis me paneme selle võrduma nulliga. Ja siin me võtame x-i sulu ette, me saame, et 6x miinus 4 võrdub 0, nii et x1 võrdub 0 ja x2 võrdub siis 4/6. Teeme meie klassikalise funktsiooni uurimisjoone, märgime need kohad siia peale. 0, 4/6. Nii, x-i suurimast on positiivne, me alustame paremalt ülevalt. Nii, kui meil siin siis on x kasvamine, x kahanemine, x kasvamine. Kasvamine läheb üle kahanemiseks, see on x max. Ja kahanemine läheb üle kasvamiseks, see on x min. Nii, ja siis x mini võrdub 4/6, peame arvutama ka y mini välja, sest muidu me ei saa. Ja nüüd me kasutame esialgset võrrandit, hästi oluline. 2 korda 4/6 astmel 3 miinus 2 korda 4/6 ruudus. Saame, et see miinus 8/27. Ehk siis meil miinimumpunkt on siis 4/6 ja miinus 8/27. Sellega on meil esimene alaülesanne lahendatud. Nii, 2. Leidke funktsiooni gx võrdub 2x ruut miinus jagatud x miinus 1 tuletis ja lahendage võrratus, et g tuletis on suurem kui 0. Noh, jagatise tuletise valem on siis u tuletis v miinus v tuletis u jagatud v ruut. Ja võtame siis gx-i tuletise, gx-i tuletis. Nii, u on siis meil 2x. 2x ruudus tähendab 4x, sulgudes x miinus 1. Nii, x miinus 1 tuletis on lihtsalt 1, ehk siis siia meil jääb miinus 2x ruut ja alla jääb meil x miinus 1 ruudus. Arvutame siis natuke täpsemalt 4x ruudus miinus 4x miinus 2x ruut jagatud x ruut
tegelikult siia alla. Vaatasin natuke, mis järgmisena tuleb. Ma jätan selle niimoodi. Teeb elu lihtsamaks. Nii, ja see lahendab, nagu teeme selle veel lihtsamaks. 2x ruut miinus 4x jagatud x miinus 1 ruudus võrdub 2x sulgudes x miinus 2 jagatud x miinus 1 ruudus. Nii, ja nüüd on meil öeldud, et kui tuletis on suurem kui 0, selleks me teeme jälle funktsiooni uurimise selle joone x. Nii, ja meil nüüd kõigepealt teeme nimetajast, et x1 võrdub 0, noh, nimetaja on siis, millal on nimetaja 0, x2 võrdub 2, noh, esimene tuleb siit, teine tuleb siit. Ja lugejas meil on x3 võrdub 1 ja x4 võrdub 1. Nii, ja märgime kõik need siia, 0, 1, 2. X-i suurem aste on siis see siin põhimõtteliselt. See on positiivne, et me alustame ülevalt ja meil tuleb siin selline. Ja meil on küsitud siis, millal ta on suurem kui 0. Ehk meil siin jääb 2 piirkonda, et G tuletis X on suurem kui 0, siis kui on miinus lõpmatus kuni 0, mitte kaasa arvatud, ja 2 kuni lõpmatus. Ja sellega on meil ülesanne lahendatud. Nii, ülesanne 6. Lihtsustage avaldis. Tegemist on trigonomeetriaga. Ja paneme kõik valemid, mida me teame kasutusse. Ma ei hakka neid siin välja kirjutama, siin on neid tõesti nii palju, aga siinus alfa miinus beta on siis siinus alfa koosinus beta miinus koosinus alfa siinus beta. Siin meil on tegelikult vaja ära näha, et siin on koosinust ruudus 2pi kolmandikku pluss siinus ruudus 2pi kolmandikku miinus koosinus alfa pluss beta tuleb meil miinus koosinus pi koosinus x. Mul ei maha äragi siin. Nii et kui meil, siia tegelikult oleks miinus, aga miinus teeb pluss ja siis miinus siinus pi siinus x. Nii, ja võrdub. Need meil siin, kuna need on valemis siis siinus ruudus x pluss koosinus ruudus x on 1, siis see on 1. See on meil 1. See on meil 0, nii et see kõik läheb siit välja. See on miinus 1 ja see on 0. Nii, ehk meil jääb põhimõtteliselt alles koosinus x pluss 1 miinus koosinus x ehk pluss koosinus x võrdub 2 koosinus x pluss 1. Ja see on esimese alaülesande vastus. Kui te võib-olla olete segaduses, siis vaadake lihtsalt trigonomeetria valemid üle, kasutasin neid, aga neid on siin nii palju, et ma ei hakanud välja kirjutama. Nii, alaülesanne 2, lahendage võrrand 2 koosinus x pluss võrdub 1 ja joonise abil võrratus 2 koosinus x on väiksem kui 1, kui x on siis vahemikus 0-st 2 piini või siis 0-st 360 kraadini. Kuidas me lahendame? 2 koosinus x võrdub 1. Me saame, et koosinus x võrdub 1 kahendikku ja nüüd te võite siis, tegelikult seda ka minu meelest graafiliselt lahendada, aga meil on ka tegelikult valemid selle jaoks üles. Ehk kui meil on näiteks koosinus x võrdub m, siis x võrdub pluss miinus ark koosinus m pluss 2n pi. Ja siia märgime juurde, et n kuulub täisarvude
sekka. Nii, ja teemegi siis täpselt nii, ehk siis x meil võrdub pluss miinus argkoosinus 0,5, vaatame, mis see teeb. Mina teeks kraadides, ma eelistan kraadides, panen siia 60 kraadi pluss n korda 360 kraadi, 2 pi ehk 360 kraadi. Ja nüüd meil on vahemik 0-st 2 piini ja vaatame, kui n on 0, siis x1 võrdub 60 kraadi. Kui n on 1, siis x2 võrdub 300 kraadi. Ja need ongi kõik lahendid, mis siin on. Aga kui meil on joonise abil võrratus, siis teeme selle kohta joonise ka. Siin on meil pi jagatud 2-ga, pi, 3 pi jagatud 2-ga ja 2 pi. Ja nüüd siia panen -2 ja 2, sest see on 2 koosinus x graafik. Ja nii, ja põhimõtteliselt võite kalkulaatoril teha, et panete näiteks koosinus 0, siis näete, et alustab 1 pealt, aga kuna meil on 2 koosinus x, siis see alustab siit. Siis koosinus 90 kraadi on tavaliselt 0, 2 korda 0 on ikka 0. Ja siis siit te saategi selle koosinus x graafiku kuju niimoodi kätte. Ühendame punktid. Meid huvitabki ainult see ala siin, on ju, sest 0-st 2-ni. Ja 1 on kuskil siin. Ja me näeme, et see lõikub tõesti 2 korraga. Ja kui me siit vaatame, et 90 on siin, siis see tõesti on 60 kraadi. Ja kui me siit näeme, et see on 270, siis see tõesti on 300 kraadi. Ja nii, et kui ta on väiksem, siis põhimõtteliselt see on see ala siin, väiksem kui 1. Ja me saame, et see on vahemik siis 60 kraadi kuni 300 kraadi. Aga kuna panin siia valesti, kuna ta on väiksem, mitte võrdne, siis on see vahemik. Ja sellega on meil ülesanne lahendatud. Ja lähme nüüd esimese osa viimase ülesande juurde. Kera diameetri otspunktid on A -1, 3, 4 ja B 3, -4 ja 0. Nii et kolmedimensioonilised kujud on meil siin. Ehk kera. Arutage kera keskpunkti 0 koordinaadid ja kera ruumala. Et arutada kera ruumala, peame teadma, et kera ruumala kirjeldab meil valem V võrdub 4/3 pi r kuubis. Ja tegelikult minu meelest seda kolmedimensioonilisust ei tule isegi enam riigieksamil. Kuna me oleme nii ammu ajast tagasi läinud, siis siin on veel see sees, aga ma ei ole 100% kindel. Aga siin on näha, kuidas vanad riigieksamid olid ikka kordades raskemad kui need, mis tänapäeval tulevad. Nii et kui teed praegu riigieksamit, siis tea, et sinu riigieksam on tegelikult päris kerge. Nii, ja kuidas me saame arutada siis keskpunkti? Kui see on diameeter on AB, me peame leidma põhimõtteliselt lõigu AB keskpunkti. Ja kuidas me leiame seda keskpunkti, on see, et me leiame iga koordinaadi keskmise ehk -3 pluss -1 pluss 3 jagatud 2-ga, 3 - 4 jagatud 2-ga, 4 pluss 0 jagatud 2-ga. Ehk 0 meil siin on siia jääb 1, -1 kahendik, 2. Ja see on keskpunkt 0. Ja nüüd kera ruumala. Nüüd, et me saaksime kera raadiuse, siis meil on vaja leida näiteks, võtame 0-st A-ni vektori pikkuse. Siis vektori pikkus leitakse niimoodi, et ruutjuur on ju, ja siin ma teen siis O-st A-ni ehk siis -1 ruudus pluss 3 pluss 1 kahendiku ruudus pluss 4 miinus 2 ruudus. Meil siia alla jääb siis -2 ruudus on 4. Siin on 3,5 ruudus. Ma teen selle kalkulaatoriga kiirelt. 12,25 pluss 2 ruudus on jälle 4. Ehk 8 pluss 12,25 ja võtame ruuti juure sellest. Ehk see on 4,5. Ma panen siia sulgudes ühikut. Nii, ja kasutame nüüd valemit. Ma panen siia R võrdub 4,5. Siin te peate lihtsalt teadma kolmedimensioonilisi nagu reegleid nii öelda, et
kui diameeter on AB, siis raadius on pool diameetrist, aga kuna ma leidsin 0 punkti koordinaadid, siis ma arvutasin lihtsalt kera keskpunktist kuni A-ni näiteks ja sain selle raadiuse. Ja see võrdub siis 4/3 korda pi korda 4,5 kuubis ja vaatame, mis see teeb. Mis on siis 121,5 piid või ligikaudu 381,7 ühikut kuubis siis. Ja sellega on meil esimene alaülesanne lahendatud. Ja nüüd teine hästi magus nõuab, et te suudaksite ette kujutada siis kera päris hästi. Et punkt C, 4, 1 ja -1 asub kera pinnal. Arvutage nurk ACB. Meil on siis valem, kus vektor korda vektor võrdub vektori pikkus, teise vektori pikkus, koossinus siis paneme alfa. Nende vaheline nurk. Ja meil on nurk ACB. Ütleme, et meil on ACB. Siis võtame, et vektor U on AC, vektor V on CB. Ehk koossinus alfa võrdub siis UV jagatud UV. Ja leiame need vektorid, meil on vaja leida vektor AC ja BC või CB, vahet ei ole, mis pidid on. Nii, vektor AC on siis 4 miinus miinus 1 on 4 pluss 1. Siis siia meil jääb 1 miinus 3 miinus 1 miinus 4 võrdub 5 miinus 2 miinus 5. Sest et põhimõtteliselt ma võtan A on siis nagu X, 1, Y, 1, Z1 ja C on siis X2, Y2, Z2 ja siis sa vektori arvutamiseks teed lihtsalt X2 miinus X1 Y2 miinus Y1 Z2 miinus Z1 ja niimoodi sa arvutad seda. Nii, nüüd on meil vaja leida CB näiteks ja CB leiame samamoodi 4 miinus 3 1 pluss 4 miinus 1 see panin sulud kogemata miinus 0 võrdub 1 5 miinus 1. Nii, AC pikkus on ruutjuur 5 ruut miinus 2 ruut. See läheb pluss vahele pluss miinus 5 ruut. Arvutame, mis see teeb. 3 ruutjuur 6. CB võrdub siis, ma ei hakka välja kirjutama, aga see on ruutjuur 1 ruudus pluss 5 ruudus pluss 1 ruudus. 3 ruutjuur 3. Ja paneme nüüd siia põhimõtteliselt need kõik sisse. Koossinus alfa võrdub. Ja nüüd, kui meil on vektorid korrutatud niimoodi, siis see tegelikult on x1 korda x2 pluss y1, y2 pluss z1, z2. Ja arvutame, mis see teeb. Siit on natuke parem näha niimoodi. Ehk siis see võrdub 5 korda 1 pluss miinus 2 korda 5 pluss miinus 5 korda miinus 1. No ja siit me tegelikult näeme, et meil on 5 miinus 10 pluss 5 võrdub 0. Ja tegelikult sellega on meil juba ära öeldud, sest vahet pole, mis pikkuste korrutis teeb, siis koossinus alfa on meil 0.
See tähendab, et alfa saab olla ainult 90 kraadi, ehk need vektorid on omavahel risti. Ja sellega on meil ülesanne lahendatud. Aitäh, et vaatasid Matamentori riigieksami lahenduste videot. Siin oli esimene osa, varsti tuleb ka teine ja mida ajast tagasi me lähme, seda raskemaks need eksamid muutuvad, nii et pidage vastu, pange videole like, tellige Matamentori kanalit ning näeme teises osas. Ära stressu!